Lula saab närvivapustuse pärast seda, kui föderaalpolitsei ja Ameerika Ühendriigid sihivad hiiglaslikke ettevõtteid, keda peetakse Primero Comando da Capitaliga seotud. Operatsioonis, mis viis Brasiilia, Sao Paulo ja Washingtoni samasse kriisi. Dueli lõpetavad Estela, Stefani Nunes ja Enrique de Oliveira. Föderaalpolitsei andmetel on ta juba vahistatud. Ja hinnatud teine sanktsioneeritud isik on praegu põgenik, keda föderaalpolitsei peab põgenikuks rahapesu uurimise käigus. Tuletame meelde, et pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide välisministeerium ja valitsus klassifitseerisid PCC ja Comando Vermelho terroristlikeks organisatsioonideks, on meil nüüd üks. Meil on käimas rahapesuvastane operatsioon, mille käigus on tegelikult 7 inimest vahistatud, nende seas siis Estela, Stefani Nunes ja Enrique de Oliveira. Föderaalpolitsei alustas reedel 3. juulil 2026 operatsiooni Exchange, et paljastada rahvusvahelise narkokaubanduse rahapesemise kahtlustatav skeem. Samal ajal, kui Ameerika Ühendriikide valitsus oli juba 2 päeva varem selle võrgustiku keskseid isikuid sanktsioneerinud. Estela, Stefani Nunes ja Enrique de Oliveira vaistati. Victor Enrique de Oliveira, hinnatud ja Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi poolt oluliseks peetud Sao Paulo võrgustiku tuumikliige on endiselt põgenik. Olukord plahvatas poliitiliselt, sest Lula valitsus reageeris USA sanktsioonidele ja survele, püüdes müüa suveräänsuse retoorikat, kuid tegelikkus on karm. Rünnak tabas brasiillasi, keda süüdistatakse suurte summade liigutamises, krüptoaktiivide kasutamises, raha transportimises ja kahtlaste ettevõtete juhtimises, mis teenivad kuritegevuse finantsharu. Samal ajal süüdistas Flavio Bolsonaro Lulat Brasiilia vastu tegutsemises. Flavio, kes töötab selle nimel, et vältida tariife Brasiilia toodetele. Ta kaitses Pixi ja väitis, et rahvast ei tohi valitsuse vigade eest karistada. Mida püüab Lula muuta diplomaatiliseks tüliks? Miks tuli reaktsioon just siis, kui sihtmärgiks on kuritegevusega seotud raha? Kuidas rahapesuvastane operatsioon muutus poliitiliseks kriisiks valitsuse enda vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Järgmise korrani. Hommikustes esimestes uuendustes oli Estela ja Stefani vahistatute seas, samal ajal kui Victor Shimada polnud veel üles leitud. Ta vahistati Santos linnas ja tuuakse siia föderaalse politsei peakorterisse. Me jälgime seda operatsiooni koos föderaalpolitseinikega siin Sao Paulo peakorteris, tänavatel, meie kajastus ja ka meie kolleegi Isabella Leite kajastus. Seega tegevus nende 2 sanktsioneeritud brasiillase vastu. Tuletame meelde, et lisaks neile 2 on nende 2 inimese vahel seos. 3 CNPJ-ga 3 ettevõttega, mille peakontor asub siin Sao Paulo linnas, lisaks veel 1 Portugali ettevõtte, millel on seos Portugaliga, aga samuti seotud nende 2-ga, seotud Shimadaga, kes on jooksus, oluline seda rõhutada, ja klassifikatsioonis on siin tema foto, Shimada, kes on põgenik. Ja Ameerika Ühendriikide valitsuse jaoks. Neil oli juba piisavalt teavet, et neid terroristidena klassifitseerida. Kuna nad nägid rahapesu küsimust ja otsest seost Primero Comando da Capitaliga. Kohus otsustas ka uuritavate vara, rahaliste vahendite ja krüptoaktiivide arestimise kuni 10,4 miljardi reaali ulatuses. Uurimine keskendub struktuurile, mida kahtlustatakse rahapesus rahvusvahelise narkokaubanduse tuludest. Operatsiooni kohta avaldatud teabe kohaselt kasutas grupp ebaseaduslike krüptoaktiivide ülekandeid, sularaha transporti, suure väärtusega pangatehinguid ning ülekandeid füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel. Föderaalpolitsei hinnangul ületas raha liikumine 10 miljardit reaali. See on liiga palju raha, mis liigub süsteemis, mida võimude sõnul tuli lahti võtta enne, kui see jätkab kuritegelike operatsioonide rahastamist. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas, et võrgustik tegutses peamiselt 2 kohast, Floridast ja Sao Paulost. Avalduse ilmub Shimada kui Luli, Primero Comando da Capitali liikmete Floridas ja rahvusvaheliste narkokaubitsejate vahel. Ameerika Ühendriikide süüdistuse kohaselt pesi organisatsioon üle 30 miljoni dollari ebaseaduslikult saadud raha, mis oli teenitud mitmes USA linnas. Nad kasutasid ka krüptovaluutasid, et saata raha tagasi Brasiiliasse kuritegeliku rühmituse heaks. Stella Stefani on mainitud rahandusministeeriumi teates kui Shimada sugulane ja lähedane kaastöötaja.
Väidetavalt tegutses ta sekretärina ja vahendajana suurte rahasummade kogumisel, pakkudes logistilist tuge rahapesuvõrgustikule. Sanktsioonide nimekiri hõlmas ka rühmaga seotud ettevõtteid. Ameerika Ühendriikide välisvarade kontrolli büroo lisas nimekirja Victory Tradingu, Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, PixWave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes, Ja Avenidas Flutuantes, millest viimane asub Portugalis. Praktikas tähendab see, et nende sihikule võetud isikute ja üksuste varad ja huvid, mis asuvad Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni all, külmutatakse ning Ameerika reeglitele alluvad isikud ei tohi nendega äri teha. Victor Shimada puhul on veel üks aspekt, mis suurendab juhtumi poliitilist kaalu. Teda oli juba varem uuritud rahapesu tõttu, mis oli seotud Corinthiansi ja Videbetiga. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium märkis, et üks tema ettevõtetest võis olla kasutatud reklaamipettuse skeemis, mis oli seotud kõrvale suunatud rahaga. Dinheiro desviado de clube brasileiro. CNN ja teised Brasiilia väljaanded meenutasid samuti, et Shimada oli juba varem ühes uurimises mainitud seoses finantstehinguga, mis puudutas Corinthiansi ja Videbeti vahelist lepingut. Näiteks hõlmas see rahapesujuhtumit, kus PCC infiltreerus Corinthiansi ja Videbeti vahelisse lepingusse. See oli üks neist teadetest. Aga mitte ainult. Shimada vastu on veel teisi uurimisi. Estela on temaga seotud isik. Nende ettevõtetega siin, makseettevõtetega on politsei ja prokuratuuri jaoks väga selge nende kahe isiku seosed ja sidemed rahapesukuritegudega. Nüüd ilmub ta palju tõsisemal rindel. Sanktsioneeritud väidetava seotuse eest rahapesu võrgustikuga, mis on seotud Primero Comando da Capitaliga ning tavaotsitav föderaalpolitsei poolt. Poliitiline kriis süvenes, sest Lula valitsus oli kurtnud Ameerika Ühendriikide surve üle just sel ajal, kui Washington karmistas oma suhtumist Brasiilia jõukudesse. Ameerika Ühendriikide valitsus oli juba määratlenud pealinna esimese komando kui rahvusvahelise narkokaubandusega seotud organisatsiooni ning kasutas sanktsioone, et mõjutada inimesi, keda peeti selle võrgustiku toetajateks või operaatoriteks. Lula jaoks seisneb probleem selles, et suveräänsuse kaitsmise narratiiv kaotab jõudu, kui välisriigi tegevus tabab kahtlusaluseid, kes pesevad raha jõugu heaks, mis kontrollib territooriume, hirmutab perekondi ja liigutab miljardeid. Flavio Bolsonaro sekkus sellesse arutellu, süüdistades Lulat selles, et ta püüab muuta karistused kurjategijate vastu ja kaubandusliku surve valimiskampaania platvormiks. Lula on ainus, kes tahab Brasiilia toodetele kõrgeid tariife kehtestada. Ta provotseeris, karjus, ei pidanud läbirääkimisi, tegi lobitööd PCC ja Comando Vermelho kasuks, et neid ei klassifitseeritaks terroristideks. Ta häbistas Brasiiliat kogu maailma ees ja ignoreeris enam kui 50 miljoni brasiillase kannatusi, kes elavad nende narkoterroristide kontrolli all olevates piirkondades. Ta tegi seda uskudes, et suudab muuta võimaliku Brasiilia ettevõtete karistamise vale narratiiviks suveräänsuse kaitsmisest. Lula ei hooli Brasiiliast üldse, ta teeb ükskõik mida, et uuesti presidendiks saada. Mina olen Lula vastand. Ma võitlen narkoterroristide vastu, teen tõelist tööd tariifide vastu ja kaitsen alati meie PIX-i, mis loodi Bolsonaro valitsuse ajal. PIX on brasiiliaste oma, ilma tasudeta ja keegi ei puutu seda. Ma olen seda isiklikult kaitstud Ameerika Ühendriikides koos president Trumpiga, välisministri Marco Ruboga. Järgmisel nädalal lähen ma tagasi Ameerika Ühendriikidesse, et seda kaitset veelgi tugevdada. Minu palve on lihtne. Ärge kehtestage Brasiiliale tariife. Ärge karistage brasiillasi luulopetismi vigade eest. Brasiilia saab tõeliselt suureks, Brasiilial on tulevik, aga meil ei ole enam aega raisata. Ta kinnitas, et palus Ameerika Ühendriikidel mitte kehtestada Brasiiliale tariife ja mitte karistada brasiillasi luulopetismi vigade eest. Ta ütles ka, et võitleb narkoterroristide vastu, töötab tariifide vastu ja kaitseb PIX-i, mis loodi Bolsonaro valitsuse ajal. See avaldus tuli pärast seda, kui Lula nimetas Flavio tegevust Isamaa reetmiseks ja ütles, et Brasiilia suveräänsus ei ole müügiks. Flavio püüdis kahte asja lahus hoida, kaitsta PIX-i ja vältida, et Brasiiliale kehtestataks tariife.
Ameerika Ühendriikide kaubandusorganile esitatud avalduses kaitses Flavio seisukohta, et PIX-i ei tohiks ühendada mitte lääneliste võrkude piiriüleste maksesüsteemidega, öeldes, et see võiks vähendada Washingtoni muresid. Samal ajal väitis ta, et tariifid oleksid vale lahendus, sest need mõjutaksid ettevõtteid, töötajaid ja investeeringuid. Lula reageeris öeldes, et see ettepanek tähendaks PIX-i loovutamist välismaistele huvidele. Just siin muutub kriis kõige ilmsemaks. Teiselt poolt kehtestavad Ameerika Ühendriigid sanktsioonid isikutele, keda peetakse Primero Comandoda kapitaaliga seotud rahapesuvõrgustiku operaatoriteks. Teiselt poolt arreteerib föderaalpolitsei Estela ja sihib Chimadat operatsioonis, kus räägitakse miljarditest reaalidest, mis on liigutatud. Vahepeal püüab Lula suunata arutelus suveräänsuse valdkonda. Näiteks Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium kehtestas sanktsiooni Victorile väidetava seotuse tõttu. Teda on juba uuritud selle eest, et ta oli rahapesuskeemi rahaline vahendaja, mis hõlmas Corinthiansi ja ka üht kihlveofirmat Vaid ja Pete. Estela Stefani on samuti sanktsioneeritud. Ameerika Ühendriigid nimetasid teda Victori lähedaseks kaaslaseks ja sugulaseks. Föderaalpolitsei andmetel on Victor tagaotsitav. Estela töötas tema sekretärina ja vahendajana suurte rahasummade kogumisel. Lula valitsus sattus nurka, sest see operatsioon ei tekkinud valimiskõnest. See hõlmab kohtumäärusi, rahaliste vahendite külmutamist, ametlikke sanktsioone, Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi nimekirja ja kahtlust rahvusvahelisest narkokaubandusest saadud raha osas. Poliitiline reaktsioon võib küll proovida tähelepanu kõrvale juhtida, kuid järele jääb pilt rahamasinast, mis paljastatakse samal ajal, kui Brasiilia arutas tariife, PIX-i, suveräänsust ja suhteid Washingtoniga. Operatsioon liigub edasi dokumentide, rahaliste vahendite, krüptoaktiivide ja ettevõtete kallale, mis võivad paljastada, kuidas võrgustik seespoolt toimis. Me räägime siit Sao Paulo föderaalse politsei peakorteri eest, superintendentsi eest, sellel erakorralisel uudisel juba ukse juures siin ootamas patrullautode saabumist. Praegu pole siin veel mingit liikumist, aga meil on info, et föderaalpolitsei täidab neid korraldusi täna hommikul. Operatsioonis Exchange, mille eesmärk on siis selle kuritegeliku rahapesu operatsiooni laiali lammutamine, kus pestakse narkokaubandusest saadud raha. Rohkem kui 50 politseinikku, föderaalpolitseinikut täidavad 13 läbiotsimis- ja arestimismäärust ning 11 vahistamismäärust, mille on välja andnud Sao Paulo 7. föderaalkohus. Samuti otsustati kohtulikult uuritavate vara, rahaliste vahendite ja krüptovarade arestimine kuni 10,4 miljardi reaali ulatuses. Föderaalpolitsei uurimised näitavad, et uuritavad kasutasid organiseeritud süsteemi vahendite liigutamiseks ülekannete nii raha kui ka krüptovarade nimekirjade ning väärtuste transpordi kaudu, sealhulgas sularahas. Poliitiline mõju ulatub ka Lula ja Flavio Bolsonaro vahelise vastasseisuni. Lula otsustas nimetada Flavio aldatust Ameerika Ühendriikides reetmiseks Isamaa vastu. Flavio vastas, öeldes, et just Lula tahab tariifide tõstmist, sest tema olevat selle põhjustanud, mitte läbi rääkinud ja isegi üritanud takistada rühmituste terroristideks kuulutamist. Selles vastasseisus mõjus sanktsioneeritute vastane operatsioon valitsuse jaoks nagu pomm. Kui Lula rääkis suveräänsusest, arreteeris föderaalpolitsei Washingtoni poolt mainitud isiku. Nüüd ei ole surve enam ainult poliitika koridorides. See on pankades, maaklerfirmades, ettevõtetes, lepingutes ja krüptovarades, mida võidi kasutada musta raha liigutamiseks. Föderaalpolitsei jälgib raha liikumist, sest just seal kuritegevus tunneb survet. Brasiilia ei saa raisata aega poliitilise narratiivi kaitsmisele, samal ajal kui jõugud kasvavad, haaravad territooriume ja ühenduvad rahvusvaheliste võrgustikega. Probleem ei ole selles, et Washington tegutseb sinu vastu. Probleem on selles, et Brasiilia tundub olevat rohkem ärritunud välise surve kui paljastatud kuritegeliku struktuuri pärast. See, mis juba välja on tulnud, on piisav, et seletada pinget. Kahtlustatav rahapesuvõrgustik, USA sanktsioonide all olevad sihtisikud, vahistamine Brasiilias, kõrge profiiliga tagaotsitav, blokeeritud miljardid ja poliitiline kriis Lula valitsuse kohal. Samal ajal kui Planalto püüab oma narratiivi kaitsta, liigub uurimine kõige ebamugavamat teed pidi, raha teed pidi. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat PIX-i võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.